Sit ready. Attention. She knows exactly how to tell lies. She's out to get you, danger by design. Cold-blooded vixen, she don't come. Ja kergekaalusõudjad on samuti läinud liikvele. Siin on Aleksandra Kulitskaja masinal number 7 hetkel siis juhtimas ja tema järel on üsna tihedalt koos Tatjana Grigorjeva, aga ka Eve Sankovski. Samamoodi Evita Poole ja tegelikult kõik, kes selles võistluses osalevad, 150 meetrit kõigest on ju ka veel sõidetud. Kuidas läks eelmisel aastal? No eelmisel aastal võitis Olga Svirska, keda ei ole täna siin starti tulnud, lätlanna toona siis 3.31,4 ja Elisaveta Pankova oli toona teine, ka teda ei näe me sõudmas nii nagu ka Anni Ravat, nii et mullune 4. Tatjana Grigorjeva on stardis ja kindlasti võiks olla ka tema üks medali nõudlejatest, nii nagu ka eelmisel aastal 5. lõpetanud Aleksandra Kulitskaja, aga selles mängus kindlasti on sees ka Kristel Lusikas ja Eve Sankovski ja praegu mõnevõrra vast üllatabki Eve Sankovski siin masinal number 2, sest et tema oli eelmisel aastal 7. ja praegu on näitamas hoopis teisest puust sõitu. Kui nüüd kohe-kohe hakkab pool võistlusmaad läbi saama, siis küsimus ongi selles, et kas liider Sankovski, Viljandi sõudeklubi esindaja, suudab oma edu hoida, suudab sel määral lõpuni pingutada või teisalt tekib küsimus, et kas oli see algus liiga ehk sildu põletav, aga eks loetud minutite pärast need vastused on meil olemas ja rulluvad need sündmused siin õige kiiresti, sest et jäänud kõigest 450 meetrit seda sõitu veel minna ja Eve Sankovski on oma liidripositsiooni parandamas ja kaamerapildilt ka telepilt näitab seda, et ilusti sõuab. Ei tundu see jõud raugevat ja kui nüüd suudab niimoodi jätkata ja edasi pingutada, siis on üsna tõenäoline, et me võime mullusest viimase koha omanikust täna siin hoopis näha teisest puust tegijat ja poodiumi koha nõudlijat, aga miks mitte ka kõige kirkama medali omanikku. Aga nüüd Tatjana Grigorjeva on Sankovskile kaotamas 10 meetriga. 250 meetrit on jäänud sõita. No kas on see nüüd piisav Eve Sankovskile, et see 10 meetrit Grigorjeva vastu ära hoida, aga näete, Grigorjeva hakkab tegema lõpuspurti ja vahe on nüüd natukene isegi kahanenud, aga kas on see piisav, et võtta nüüd Eve Sankovski kuldmedal ära? No see hakkab kohe-kohe selguma, aga viimased meetrid on varsti käes ja näete, kuidas Tatjana Grigorjeva on hambad ristis pingutamas, on esimesel veel toimetamas seal ja Sankovskit on tal väga mugav sealt niimoodi jälgida ja no vaadake, vahe väheneb, on juba 6 meetri peale kahanenud. Nüüd on sellest jäänud alles 5 meetrit. Kas Eve Sankovski suudab hoida oma positsiooni, pingutada lõpuni, kas ta suudab? No tõenäoliselt enam mitte, sest et Tatjana Grigorjeva on võtmas seda võitu siit ja näete, kui taktikaliselt targalt praegu Grigorjeva sõitis ja palju õnne. 3.41,3 Tatjana Grigorjeva on tänase võistluse võitja. Palju õnne ka loomulikult Eve Sankovskile, väga tugeva töö tegi Eve ära, aga lõppu sisuliselt viimasel meetril, piltlikult saab nii öelda, vandus ta Grigorjevale alla, aga aeg suurepärane, 3.41,7 ja kolmas koht Evita Poole, 3.48,6.